Cannes Lionsi ametlik esindaja Eestis, Postimees, esitleb. Reklaamiinimene, tule Cannes'i! Postimees, kui Cannes Lionsi esindaja soovis edendada Eesti reklaami, näidates kohalikele reklaamitegijatele, milliseid reklaame mujal maailmas tehakse. Eesmärgiks seati vähemalt 20 reklaamitegija silmaringi laiendamine Cannes'i reklaamifestivalil. Parim lahendus selle jaoks oli olla aus. Kogu reklaamimaailm keerleb ümber raha, kuid parimad reklaamid ei teeni mitte ainult kasumit, vaid võidavad ka auhindu. Mida rohkem on auhindu riiulil, seda rohkem tellitakse töid ja seda suurem on ka kasum, au ja kuulsus. Passwordil küsis Cannes Lionsi ametlik esindaja, Postimees, reklaamiinimestelt, kumb on väärtuslikum lõvi, kas vasest või kullast. Lühidalt tegime selgeks, et Cannes'i festivalile minek on äärmiselt vajalik ja kõige lihtsamini saab sinna Postimehe abiga. Postimehe kaudu saab registreerida festivalile ja lisaks organiseerib ta lennu Cannes'i ning majutuse festivali ajaks. Järgmiseks saatsime reklaamitegijatele rahakukru kuldsete müntidega ja küsisime otse. Reklaamiinimene, keda orjad? Kas 3 lõvi või 1 lõvi? Andsime niimoodi mõista, et au ja kuulsus on väärtuslikum kui raha ning kutsusime neid saatma Postimehe vahendusel oma kõige säravamat tööd Cannes'i festivalile rammu katsuma. Reklaamitegijad saatsid oma tööd ja paljud registreerusid ka delegaadiks. Mõni võttis isegi assistendi kaasa. Seatud eesmärk ületati 150%-liselt. Eesti delegatsioon koosnes sellisel moel põhiliselt meesterahvastest. Otsustasime kaasa kutsuda turundusjuhid, kes enamjaolt on naisterahvad. Tegutsesime kiirelt ja operatiivselt. Küsisime, turundusinimene, kus on end parem koolitada? Kas Eestis Eesti raha eest või Cannes'is tasuta? Selgitasime samm-sammult, kuidas kasulikku festivalikülastust oma ülemusele serveerida. Et Cannes'ist saadud teadmistega midagi ka peale oleks hakata, pakkus Postimees igale firmale, kes oma turundusjuhi festivalile saatis, tasuta leheküljelist reklaamipinda ajalehes Postimees. Festivalile registreerus pea 10 turundusjuhti! Tänu edukale kampaaniale ei olnud jaanipäeval Eestimaal ühtegi adekvaatset reklaamitegijat.